Kas sa oled kunagi mõelnud, kuidas saada kiiresti rikkaks, nagu päriselt rikkaks, mitte lihtsalt rohkem raha teenida, vaid jõuda sinnani, et sul oleks vabadus otsustada, mida sa oma ajaga teed? Ma arvan, et igaüks meist on seda mingil hetkel mõelnud. Eriti nooruses, kui tundub, et aeg liigub aeglaselt ja sa tahaks juba praegu elada nii, nagu oled alati ette kujutanud. Mitte oodata 50-ndatesse või 60-ndatesse, et siis lõpuks nautida elu. Vaatame korraks ausalt otsa küsimusele, kuidas tegelikult rikkaks saadakse ja miks enamik ei saa. Kuidas siis päriselt rikkaks saadakse? Tegelikult on neid teid ainult mõned ja enamik neist ei tööta enamikule inimestele. Number 1, pärandus. Kui sul on vanemad või vanavanemad, kes jätavad maha varanduse, siis jah, see võib elu muuta. Aga olgem ausad, see ei ole strateegia, see on juhus. Number 2, ettevõtlus. Kõige realistlikum viis luua päris rikkust. Aga siin on konks. Enamik ettevõtteid ebaõnnestuvad. Need, kes saavad edu, maksavad selle eest kümnete tuhandete tundide, magamata ööde ja stressiga. Ettevõtlus on vabadus, jah, aga see on kallis vabadus. Number 3, investeerimine. Mõni on saanud rikkaks investeerides. Kinnisvara, aktsiad, startupid, aga reaalsus on see. 10 startupist 8 põruvad, 1 jääb ellu ja ainult 1 saavutab edu. Kõik need teed võivad töötada, aga igaüks neist nõuab hinda. Kas aega, energiat või riski. Ükski neist pole lihtne ega kiire. Ja siis on nii-öelda kiired skeemid. Krüpto, dropshipping, investeerimisgrupid. Kõik need tõestatud meetodid, mis lubavad kiiret kasumit ja kergelt teenitud raha. Reaalsuses on need nagu loterii. Mõni võidab, aga enamik kaotab. Ehk rikkus ilma teadlikkuseta on nagu tuli. See võib soojendada, aga ka põletada. Uued ajad, uued võimalused. Tegelikult on rikastumiseks täna võimalusi rohkem kui kunagi varem. AI ja digitaalsed tööriistad on muutnud mängu täielikult. Sa võid üksinda ja olematute kuludega luua toote, mis jõuab miljonite inimesteni. Digitaalne toode, koolitus, äpp, kogukond või bränd, kõik see on võimalik ilma kontorita ja ilma töötajateta. Ainus, mida see eeldab, on väärtuse loomine. Mitte lihtsalt äri, vaid midagi, mis päriselt muudab kellegi elu paremaks või lahendab mingi olulise probleemi või ebamugavuse. Kui su ainus motivatsioon on teha raha, kukub see tõenäoliselt läbi. Aga kui motivatsioon on luua midagi tähendusrikast, siis on sinu võimalused täna reaalselt paremad kui ühelgi eelneval põlvkonnal. Tööga rikkaks ei saa, aga vabaks saab. Töö võib sulle anda turvatunde, aga mitte rikkuse. Sa võid teenida 10-20 000 eurot kuus, aga mida kõrgem palk, seda rohkem stressi ja vähem aega iseendale. Raha tuleb, aga vabadus kaob. Aga töö kaudu saab saavutada midagi palju väärtuslikumat, see on finantsvabadus. Kui suudad osa sissetulekust järjepidevalt kõrvale panna ja investeerida pika plaanina, siis jõuad punkti, kus sa ei tööta enam raha pärast, vaid raha töötab sinu pärast. Kui palju sul tegelikult vaja on? Enamik inimesi ei tea isegi, milline number nende jaoks piisav on. Kui sa selle välja mõtled, muutub rikkus esimest korda reaalseks. Pane kirja, mis teeks su elu mõnusaks. Mitte luksuslikuks, vaid rahulikuks ja mugavaks. Lisa mõned luksusasjad, mis on sulle päriselt olulised ja arvuta kokku. Kas sul on vaja 10 miljonit või piisab 5000 eurost kuus passiivset tulu? Kui sa tead oma numbrit, muutub rikkaks saamine esimest korda saavutatavaks. Miks sa tahad rikkaks saada? See on palju sügavam küsimus. Kas selleks, et elu oleks mugavam ja rahulikum või selleks, et teised näeksid sind edukana? Need kaks on väga erinevad asjad. Ütlen ausalt, ma hindan luksust. Mitte sellepärast, et keegi näeks mind rikkana, vaid sellepärast, et mugavus ja kvaliteetne kogemus on midagi, mida mina isiklikult väga hindan. Mul oli elus üks pöördeline hetk, kui ma 40-set lendasin esimest korda äriklassis pikal lennul ja ma mäletan seda tunnet. See on see standard, mida ma tahan edaspidi elus hoida. Mitte sellepärast, et see näeks uhke välja, aga sellepärast, et lastega reisimine muutus täielikult. Lendamine ei olnud enam midagi, mida ma pidin ära kannatama, vaid osa puhkusest, mida päriselt nautida. Ja see hetk pani mind mõistma, et luksus ei pea olema pealiskaudne. See võib olla väärtus, kui see tõstab su elu kvaliteeti ja vähendab stressi. Raha ei lahenda kõike. Ükski rahasumma ei lahenda suhteprobleeme. See ei tee sind tervemaks ega anna sisemist rahu, kui sul on sees tühjus. Need asjad vajavad teistsugust pingutust. Ausust iseenda ja teiste ees, emotsionaalset tööd
julgust vaadata sissepoole. Ja kui sa saad rikkaks ilma sisemist tööd tegemata, siis see rikkus lihtsalt võimendab seda, mis sul juba sees on. Kui sul on rahu, annab raha sulle veel rohkem rahu. Aga kui sul on sees segadus, siis raha teeb selle segaduse veelgi suuremaks. Sellepärast räägivadki ka Eesti tippettevõtjad Urmas Sõõrumaa, Alar Tamming, Kristjan Rahu aina enam meditatsioonist, vaimsusest ja teadlikkusest. Lõpetuseks, kui küsida, kuidas saada kiiresti rikkaks, siis aus vastus on, sa ei saagi. Vähemalt mitte ilma tohutu riski või ohvriteta, aga sa saad saada vabaks, kui sa tead, mida sa tegelikult tahad, kui palju see maksab ja miks sa seda tahad, siis see muutub päriselt saavutatavaks. Tõeline rikkus ei ole pangakontol, vaid selles, kui tead, kui vähe sul tegelikult vaja on ja kui tead, mille nimel tasub elada.